Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 14. oktoober ja kell on 11 läbi, mis tähendab, et digitunni saade alustab Kuku Raadios ja täna saatejuht Hendrik Roonemaa ning mul on siin külalisteks Mailis Plooman Elisast ja Meelis Väljamäe Euronixist. Tuleb välja, et meie saatesse on täna külas inimesed, kelle nimi hakkab M-tähega, kes töötavad E-tähega algavas firmas. See on väga meeldiv, jätkame niimoodi. Aga tänased teemad, me räägime Huawei'st ja mina olles kuu aega eemal olnud, esitan siis saatekülalistele palve, et ma saaks ka lõpuks aru, mis seis täna praegu sellel tunnil siis Huawei telefonidega on. Sel nädalal tuleb Google'i suur üritus, kus nad näitavad uut telefoni ja tõenäoliselt uut sülearvutit ja võib-olla midagi veel. Ja sealt on nii palju lekkeid toimunud, et me saame siis rääkida sellest, millega Google üllatab. Kellel on Apple'i seadmed, Apple'i arvuti või Apple'i telefon või tahvelarvuti. Nendele meil on mõned huvitavad hoiatused edastada. Meelis ütles, et me peaksime rääkima kindlasti Hiinast. Ja kerkis ka üles küsimus, kas me peaksime rääkima Keilast. Ma arvan, et me räägime siis Hiinast ja räägime Keilast. Aga muid teemasid on saates veel, nii et head kuulamist. Digitund. No nõnda, kolleegid, mis seis on siis Huawei'ga? Eelmisel nädalal avaldati Eestis Huawei teade, milles nad lubavad, et Eestis müüdud ja müüdavates telefonides jäävad Google'i teenused alles. Aga mingites telefonides siis need kaovad on juba kadunud või mis seal Huawei'ga praeguseks toimub? 2 uut mudelit, millel Google teenuseid ei ole ja nähtavast tulevikus ilmselt ei saagi olema, sest et seni kuni USA valitsus oma põhimõtteid muudab. Et Google ei tohi müüa ja ilmselt ei tohi ka ükski teine Ameerika tarkvara arendaja oma tarkvara müüa ja ma usun, et ka ilmselt Euroopa firmad, kes tahavad Ameerikaste koostööd teha, ilmselt üritavad mitte väga tugevat nagu seal oma nagu näidata, aga iseenesest siis Mate 30 seeria, see on tegelikult 3 erinevat mudelit, mis siis nagu on embargo all ja Honor 9X on teine, mis on see odav otsatelefon, mis tegelikult oleks väga hea. Mõlemad vist on väga head telefonid, ma saan aru telefonidena. Mul see Mate 30 väga ei meeldi, mul endal on Mate 10 siin laua peal 2 aastat vana mudel ja ma ütleks, et mulle see välimuselt puhtalt ei meeldi, kindlasti on tehniliselt väga hea telefon. Aga Honor 9X oleks iseenesest väga äge, ta on selline 200 euro hinnaklassis ja seal ta oleks ilmselt nagu andmete hinnakvaliteedi suhtes turuliider, kui ta siin töötaks. Aga praegu on jah nii, et vähe sellest, et Android on seal peal ilma Google teenusteta, ehk siis ei ole Play Store, ei ole ühtegi Google appi ja minu teada isegi kui neid saaks kuidagi mingist alternatiivsest poest võtta, siis ka Facebook, ma ei tea, Microsoft, ükski teine nagu USA firma tegelikult ei tohiks nagu nendega koostööd teha, nii et ka neid minu teada ei saa laadida. Et see ei ole puudu ainult Google, Google on kõige suurem osa, kuna Android on Google'i oma, aga tegelikult see on nagu laiem probleem. Ja aga mis puudutab vanu seadmeid, siis jah, minul on Mate 10 Pro laua peal, kõik asjad töötavad, ilmselt töötavad ka tulevikus, sest et vanad lepingud kehtivad, eks ole, vanu lepinguid keegi ei lõpeta. Ja lisaks siis see, et ma ei tea, kuidas või mismoodi nad seda teevad, aga Huawei on lubanud mulle ka Android 10 anda ja beta praegu Hiinas juba käib ja väidetavalt tuleb ka varsti Euroopasse. Ja tuleb siis Google'i teenuste ka või? No jah, sest et olemas olevad telefonid, eks ole. Okei, see on juriidiline nõks. Aga kas need uued telefonid on Eestis või üldse Euroopas müügil või ei ole üldse? Ei tule neid Euroopas. Mate 30 kohta ei ole veel üldse öeldudki, kas üldse tuleb või millal tuleb. Mina näiteks mainis ka täpsemalt öelda, aga ma ei usu, et Eestis müüjad ja operaatorid väga tahaksid võtta müügile toodet, mille tulevik on teadmata. Et peab olema mingisugune kindlus, mida klientidele öeldaks. Ja ei, pigem mitte jah. Hetke seisuga ei oska küll midagi öelda. Aga hea uudis, mis selle eelmise kohta Meelise jutule lisaks veel võib öelda, on see, et tänase päeva seisuga on teada, et isegi kui telefoniga midagi juhtub ja sa peaksid tegema tehase seadete taastamise, isegi siis tulevad nendesse vanematesse või täna müüdavatesse mudelitesse tulevad Google'i teenused tagasi. Et see oli selline vahepealne hall ala siin veel mõnda aega. Täna on seda Huawei välja öelnud, et ükskõik mis juhtub, kui sa oled ostnud endale Huawei telefoni, kus kohas on Google'i telefoni või Google'i teenused
sees, siis nad tulevad sinna tagasi ka siis, kui sa peaksid täiesti factory resetidele tegema, mis on positiivne klientidele kindlasti. Nii et täna siis ma saan aru teie jutust, et need telefonid, mis on ja, kui sa lähed poes täna olemas, poodi, võin ka uuena osta. Just, kui sa tuled ostad täna uuena, see on sealt hetkeseisuga mitte keegi Google'i teenuseid seest ära ei võta. Ja mulle tundub, et Huawei nagu üritab teha sellist üritab tekitada klientidest turvalisustunnet või kindlustunnet just sellepärast, et mulle tundub, et nad üritavad uuendusi välja anda kiiremini ja rohkematele mudelitele kui varem, ilmselt just nagu sellepärast näidata, et nad on nagu väga investeerinud sellesse, et klientidel oleks turvatunne tagatud. Aga siiski minul on huvitav küsimus, et ma arvan, et see jutt kehtib kõik sellise väikse tärnikesega praegu, mis te siin räägite, et hetkeseis on selline. Et tegelikult võib-olla tulla homme mingi otsus, kus öeldakse, et hetkeseis enam ei ole selline. Ma arvan, et kõik sõltub tegelikult sellest, mis seis on kaubandusläbirääkimistel ameeriklaste ja hiinlaste vahel. See on sõltunud juba, eks ole, mitu kuud sellest. Ja siin ongi nagu küsimus selles, et kui tegelikult nagu probleemiks on ju see, et kui suur mõju saab ühel riigil olla maailma majandusel, eks ole, ja varsti räägime Hiina võtmest sellest uuest nagu teistpidi, et tegelikult see on muret tekitav tendents. Kas need on teie mõlema nii-öelda kauplustes on täna Huawei letis olemas või? On, aga uusi mudel muidugi ei ole ja ilmselt ma ei ole kindel, kuidas saab olema nagu olemasolevat. Tegelikult ühe hetkel nad saavad otsa, eks ole, et ilmselt juurde väga ei tule. Ja neid vanu siis juurde kas nad üldse toodavad neid Androidiga? Võib-olla nad peavad liinid käima panema? Sest P30 tuli ju IFA-l uus versioon, selles mõttes uute värvidega versioon, sama asi, aga lihtsalt nagu uuendatud. Et need on olemas, aga ma vaatasin ka Saksamaal selle pilguga ringi, et kui vanasti oli hästi palju Huawei värvides poodides nagu lette, siis need letid on nagu põhimõtteliselt ära kadunud, telefonid on pandud nagu tavalistesse letidesse ja mõnedes suuremas poodides on see Huawei lett värvitud Honori värvidesse, et siis nagu oleks selline alternatiivse nimega brändeks. Aga see kõik see piirang ikkagi, ma saan aru, kehtib Honori kohta ka. Sellega oli ka vahepeal mingi segadus. See on see, et seostaks kahte brändi oma vahel. Selles küsimus. Mis teil plaanid, ma ei tea, kas sa saad rääkida sellest või, et kas mingi tõmmatakse kriips peale, tehakse kõik, et Huawei... ma saan rääkida samamoodi nii-öelda tärniga, eks ju, et ega me lähtume ka sellest infost, mis meile kättesaadav on. Kurb asja juures on see, et ega me ei tea neid otsuseid väga palju ette, kui vahel loeme samamoodi pressiteadetest, eks. Aga positiivne, eks ju, et olukord on selline, et ta võib kalduda mõlemale poole. Et see kaubandussõda võib lõppeda sellega, et oleme sõbrad edasi ja mitte midagi ei juhtu ja kevadel uued mudelid tulevad välja jälle taas Google'i teenustega, eks ju, et see võib ka sinna poole kalduda. Täna meie mitte midagi müügilt ära ei ole võtnud. Müüginumbrid on taastunud väga ilusasti, eestlastele meeldivad Huawei seadmed, nii et ja sama enam-vähem räägivad ka Soome kolleegid. Nii et klientide poolt on ta palavalt armastatud siiamaani ja nii kaua, kuni kliendid tema vastu huvi tunnevad, siis meie ei näe põhjust, miks me peaksime tarneid vähendama või neid vähem ka sisse ostma. Ja kahtlemata mitte, jah. Ma just mõtlen, et kui ma ise täna, eks ole, veeretaks oma, ma ei tea, mis iganes, kas 300 või 800 eurot taskus ja vaataks poes ringi, et Samsung ja Huawei ja OnePlus ja kes nad kõik on, et siis ikkagi kliendina mul oleks päris keeruline endale öelda, et ma võtan nüüd need oma sajased ja annan sinna Huawei eest. Jah, ja mida suurem see hind on, seda suurem see ebakindlustunne on, eks? Ei, aga põhjenda, miks? Lihtsalt sellepärast ongi, et see tärnik on see peal, et ma ei tea kunagi. Et okei, täna on see, et ma saan neid Androidi uuendusi ja turvauuendusi ja kõike, eks ole, aga võib-olla näiteks aasta pärast või pool aasta pärast ei saa, aga ma ei osta ju telefoni endale 9 aastaks. Ma tegelikult ikkagi tahaks teda ise kasutada vähemalt paar aastat ja siis ma tahaks ta või mõnusa hinnaga maha müüa. See on jah, mõnes mõttes selline Huawei pehmet öeldes või jutumärkides needus, et nad on liiga head, ehk siis minu telefon on ka minu käes aasta olnud ja mudel ise on 2 aastat vana ja ma peaks ütlema, et olles kasutanud väga paljusid telefonis, ma ei tea, mis maagiat Huawei teinud on, aga nii kiire, et Androidi 2 aastat hiljem mina pole veel näinud, ehk siis nagu ta ei vanane, isegi Pixel, eks Google enda oma päris kiiresti kokku, ehk siis hakkab aegaks jääma. Ei saa kinnitada, ma olen ka siin Pixel 2 peal ja olen korduvalt mõelnud, kas ma peaks uuendama, ei näe põhjust ausalt öeldes. Sul on see hästi läinud, aga üldiselt nagu kurdetakse selle üle, aga ütlen, et see Huawei poolne, ilmselt see tehisintellekt, mida nad seal nagu ise kiidavad, järelikult kuidagi moodi ikkagi toimib, sest et tõesti soovitatakse ju peale iga suuremat tarkvara uuendust teha reset-telefonile. Ma olen seda vanasti teinud, selle telefoniga ma pole viitsinud teha ja pole ka mingit probleemi just nimelt. Võib-olla siis kasutatud Huawei oleks praegu hea ost, sinu juttu kuulates. Ei, aga uued on, mis praegu välja tulevad, on väga head seadmed, sellepärast kliendid neid armastavad. Olekski võinud ju oodata, et kasutatud Huawei hinnad kukuvad tänu sellele, et jama on tegelikult ei ole kukkunud, nii et
et jah. See on nagu omamoodi selline pörs, et kas miljonite inimeste usk on olemas või ei ole, siis no jah, aga ja vastupidi, eks Hiinas, kus Huawei koduturg on nende müügid meeletult tõusnud tänu selle, et rahvas näitab patriotismi üles. Ja, ühesõnaga, selline seis on Huaweiga, me teeme pausi ja siis räägime teistest teemadest. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja vaatame siis Google'i maailma. Homme on 15. oktoober, mis tähendab, et Google'il on oma siis iga sügisene suur selline riistvaraüritus, kus me teame, et tulevad välja uued telefonid, Google Pixel 4 ja ka Google'i Pixelbookist sülearvutist uus versioon. See on selline huvitav teema, et ma vaatan, kuidas miljonid digitunni kuulajad praegu haigutavad ja ei saa aru, et mis asja me üldse räägime. Ja need Pixeli telefonid on ju olnud kogu aeg täpselt sellised, et mingid inimesed nagu mina ja veel mõned minusugused maailmas on väga elevil sellest ja mingid inimesed ei saa üldse aru sellepärast, et maailma mõttest need Pixeli telefonid on täiesti mõttetu nähtus ju. Nad ei mõjuta turgu mitte kuidagi. Kurb ongi see, et nad ei mõjuta turgu mitte kuidagi, sest nende müüdavad kogused on ütlemata pisikesed. Viimane nüüd Pixel 3a, mis on odav, tänu sellele müüb ka hästi, et on odav. Aga kui odav? Ta on ikkagi Eestis on 4-5 eurot. Vahepeal oli, alguses kui tuli, siis oli 500 ja rohkem. Aga praegu vähemalt soovitlik hind on $399, eks ole, ja kui ma käisin, ja minu arvates eurodes on sama hind, kui ma käisin IFA ajal Saksamaal, siis seal oli parajasti kampaania, kus ta oli 349, nii et nagu täiesti mõistlik Pixel 3a? Jah. Et selle muidu on tegu plastikust, aga mina näiteks plastiktelefoni ei karda, mulle plastikust telefonid meeldivad, eriti kui see plastik on korralik. Nokia on teinud aastakümneid plastikust telefone, mis on väga hea tulnud, eks. Et võib-olla isegi parem kui klaas. No, aga homme me näeme siis Pixel 4, mis on mingis mõttes huvitav telefon. Esiteks sellepärast, et minu Pixel 2 on siin laua peal ja ootab tõenäoliselt uuendamist, aga Google, kes on kogu aeg rääkinud seda, et nemad ei lähe selle kaameraralliga kaasa. Uuel iPhone'il on ju palju 3 silma peal. Ja nad ei olegi läinud kaameraralliga kaasa. Aga nüüd sinna nad panevad ikkagi teise juurde. Et Google on kogu aeg öelnud, et meie teeme tarkvarast seda, mida teised lollakad peavad tegema. Ja nad on ka teinud, kuskile nad peavad minema, eks, et ja eks me näeme, kuidas see kaamerasüsteem täpselt välja näeb, aga tegelikult kõige põnevam uue Pixeli juures ongi see, et mida nad teevad kaameraga, sest et üle, ma ütleks, et 4-5 aasta on praegu hetkel parim kaamera iPhone'il, et juba aega pole iPhone'i kaamera olnud parem kui Androididel, et 4S oli vist viimane, kus nad olid pikalt ees. Ja nüüd on siis Pixel võimalus see droon nagu jälle ära võtta, eks ole, aga kas nad sellega hakkama saavad, seda me näeme, sest et Apple'i insenerid on teinud väga head tööd. Küll on, mis on vahe, tegelikult on see, et Google'i kaamera pilditöötlus on masinõppega töötab pilves, eks ole, et sa pildi ära laeb selle serverisse, siis ta töötleb seda sealt väga heaks. Ja iPhone teeb sama asja telefonis. Vaatame, kas ka Google on hakanud nagu paremat pilditöötlust telefonist tegevust. Ma tean, et nad üritavad vähemalt oma assistenti ja selliseid tehisintellekti asju nagu järjest rohkem pilvest telefoni tuua. Et vaatame, mis sellega saab. Ja teine asi on siis, mis on nagu huvitav, mille poolest ta võib-olla erineb, on see, et tal on ikkagi selline kulm on alles, selline suur, eks ole, ja sellepärast, et seal on siis uus sensor, mis peaks töötama nagu radari põhimõttel ja töötama, aitama teha näotuvastust paremini kui iPhone'il. Isegi paremini kui iPhone'il. Noh, nii arvatakse. Keegi palju näinud, eks ole, mõned lekked on, aga seda me vist ka ei tea, et kas sõrmeile lugeja on sees või ei ole, sellepärast, et tagakaanel ei ole, need pildid on lekkinud. Kui on see on ekraani all? Jah, pigem ei ole. Mulle tegelikult ei meeldis, mulle meeldib sõrmeile lugeja, eriti mulle meeldib sõrmeile lugeja tagakaanel. Aga eks ilmselge, et tehnika areneb edasi ja tuleb edasi liikuda. No see fotos on huvitav, et nad panevad sinna väidetavalt ikkagi siis nii-öelda teleobjektiivi külge. Ja paljudele inimestele meeldib pigem lai nurkaks. Jah, aga mulle tundub, et see tele on mingi asi, mida nad ei saa tarkvaras väga hästi teha. Et sa pead neid piksleid ikkagi väga palju hakkama juurde mõtlema sinna, eks ole, või kui hakkad sisse zoomima, siis sa kaotad ju ikkagi teravuses ja kvaliteedis kohe väga, väga palju. Et see tele on nagu võib-olla selline sunnitud asi neil seal peal. Aga ma tahaks siia kõrvale siis ka ise öelda, et mina ootan uusi sülearvuteid. Ma ei tea, kui palju Eestis on Google'i Pixelbookide kasutajaid, aga mina olen viimase aasta jooksul täiesti fänniks hakanud. Suhteliselt vähe, et minu isiklik kogemus Pixelbookidega on tagasihoidlik, aga ma jätkuvalt nagu mul on mingisugune emotsionaalne tõrge maksta a la 1000 eurot arvuti eest, mis jooksutab brauserit, et see on nagu selline
ei, aga ma räägin sulle, miks. Ma tahaks päris operatsioonisüsteemi saada. mis mulle meeldib nende puhul on see, okei, Pixelbookid on kallid, aga kui sa lähed ostad Asuse, mis ta oli, C434, tuli äsja välja, väga hea. Teiste tootjate Chromebookid on nagu oma hinnas palju mõistlikum. Kuskil seal 5-600 saad kätte ikkagi uue arvuti, garantiiga, 10-tunnise akuga, puutetundliku ekraaniga, väga korraliku, väga hea klaviatuuriga ja nii edasi ja ta jooksutab tegelikult sul 3 asja ju. Ta jooksutab seda Google'i enda operatsioonisüsteemi, mis on brauser pluss tegelikult tänaseks päevaks väga mõistlikult arenenud failisüsteem, et kõik sa saad tehtud, mis iganes sul on vaja, ma ei tea, mälupulka külge panna või mida iganes või ka, ma ei tea, fotosid natuke töödelda. Siis ta jooksutab seal Linuxid sees ja ta jooksutab ka Androidi ehk Androidi äpid jooksevad täpselt samamoodi, et kui mul on vaja näiteks ma ei tea, digidokiga midagi allkirjastada, siis ma teen Androidi äppi lahti, et ta on selles mõttes suhteliselt nagu unikaalne asi, ma arvan ka mitte võib-olla kõigi jaoks. Ja, aga... Mina, kes ma pean kasutama suhteliselt palju Microsofti ja Adobe asju, seda mulle väga hästi sobi. Sulle ei sobi. Aga ma olen nõus jah, et ta on nagu selline hea, kerge, lihtne asi, mis laseb mul keskenduda olulisele, eks ole, aga samas ma ei tahaks sellest maksa 1000+, ilmselt ka 1000+, eks ole, kui ma tahan head konfi, siis rohkem kui 1000 eurot. Aga ma võin ka kurvastada siin sellega, et mina olen päris veendunud, vaadates erinevaid kuulujuttu ja lekkeid, et ei tule head mudelit, tuleb selline vahepealne asi ja ma arvan, et sinu kuigi aasta-paar vana Pixelbook on parem kui see, mis uus tuleb. Ahah, näed, sa säästsid mulle kõvasti raha. No vaatame, homme näeme. Järgmine saate saab vaadata, kas mul oli õigus või eksis. Mailis vaatab sükesena, aga sul ei ole midagi. Ma ei suutnud mitte kuidagi vaimustada. Ma mõtlesin sinu jutu taustal seda, et aga miks sa sellisel juhul ei osta endale väga head tahvlit ja hea klaviatuuriga? Sellepärast, et Surface Pro. need on väga kallid, et seal ma ikkagi maksan 1500 eurot. Number 1 on ikkagi minu jaoks ju hind, et kui ma lähen täna ostma sama head arvutit, kui mu see Pixelbook siin praegu on. Ei, sa ei lähe arvutit, sa tahad brausida, sa tahad mingisuguse mingid dokumente allkirjastada, kõik need asjad, mis sa praegu jätame Linuxi korra kõrvale. Ma tahan minu töö on ka kirjutada, ma tahan ka... Nii, ostadki hea klaviatuuri sinna kõrvale, ostad endale hea tahvli, siuke 600-700 euri ja ostad endale hea klaviatuuri sinna kõrvale. See on nagu suhteline, sõltub sellest, kui suur see tahvel ja klaviatuur on, et kui osta 12-tolline tahvel mingi iPad Pro, siis on kuidagi küsimus, milleks tahvel. Ja kui osta väike tahvel, näiteks tavaline iPad või selline nagu klient teeb, eks ole, selle kogu aeg tööd, minu jaoks on müstiline, kuidas nii väikse klaviatuuri peal kirjutada saab. Ja väikse ekraani peal. Ja ütleme, tahvlitest mina ei oska Androidi tahvlit küll, ütleme selliseks otstarbeks kellelegi soovitada. Selle jaoks kindlasti ei ole. Et kui siis iPad, aga seal olen ka proovinud, seal ikkagi see igapäevane töö flow, mida sa teed, ei ole iPadi peal kaugeltki veel seal maal, et ma saaks need asjad tehtud. Et mul on siin klaviatuur küljes, ma teen ekraani lahti, sätin ta sellise nurgale, nagu ma tahan, mul ei ole 2 erinevat tükki, millega ma pean majandama kuskil süles, nii edasi. Henrikuga selle koha pealt nõus, et sellisteks töödeks, nagu just kirjeldas, on Pixelbook suhteliselt ideaalne lahendus, lihtsalt mulle ei meeldi see hind nende omanduste ühelt, mida ta nagu pakub. Aga Chromebook üldiselt, et kui sul ei ole vaja kasutada Microsoft Office'it ja neid Adobe tooteid, siis mina ühtegi põhjust ei näe või ühtegi asja ei oska öelda, mis sul tegemata Chromebook on ideaalne lahendus emale, lastele ja selline, kus peab olema turvaline ja sa saad iga kell hallata ja selle ära hävitada, nulliks teha ja uuesti installida kergelt ja kiirelt, eks ole, kui mingisugune... No ikkagi kõlab nagu hea tahvel, hea tahvel sinna juurde. Kas sina oled proovinud teha kõik oma tööasjad ainult tahvliga? Ei, aga selle jaoks sul ongi normaalne sülearvuti. See ongi mul. No ta on nuditud sülearvuti. See ei ole nuditud mitte kuidagi. No on ikka, kui sa ei saa normaalselt jooksutada Office'i programme. Mis ma teen selle Office'iga? Ma pole 15 aastat Office'it kasutanud. Teised inimesed teevad tööd Office'iga näiteks, kas või ma olen tegelikult nõus, et see tegelikult võiks olla selline maailma nägemus natuke laiem kui Microsoft plus Adobe, eks ole. Ei, ma olen nõus, et on palju inimesi, kes ei saa, aga et need inimesed, kes saavad, nendele ma arvan, et see on tegemist on praktiliselt perfektse. Ma arvan, et sa oled ikka väga niš, mulle tundub, et see joon läheb kusagilt sealt, et sul ongi need sisuloojad, kes vajavadki tõesti nagu päris sülearvutit, eks ju. Ja siis on need sisutarbijad, need, kes vaatavadki pilte ja teevad pilte ja selliseid nagu väga lihtsaid asju. Okei, ma lähen pärast, kui saade ära lõpeb, ma lähen proovin natuke sisu luua vahetuseks, siis vaatame, räägime uuesti. Aga me lähme pausile ja siis tuleme tagasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitunni saade jätkub ja vaatame siis tehnoloogia uudised edasi ning me ikka igas saates proovime Apple'ist ka natuke rääkida. Oleme sunnitud ka sel nädalal rääkima, aga mitte uutest toodetest niivõrd. Kuivõrd mulle tundub, et on põhjust esitada Maci ja iPhone'i ja iPadi omanikele
vaata, et ametlik hoiatus mitte installeerida uut macOS-i ja uut iOS-i. Ehk siis macOS-i numbrit ma ei teagi, aga nimi on Catalina ja iOS-i number on 13, nii et kui seadmed pakuvad välja. Sel aastal on, nagu ma olen aru saanud, siis Apple'i tarkvara kvaliteediga erakordseid probleeme. Jah, siin ongi küsimus võib-olla, et miks see nii on, et Võtta, aga räägime enne probleemid ära ja siis vaatame, miks need niimoodi on. iOS-is on lihtsalt pooled asjad katki, mulle tundus. Et mingisugused asjad ei süngi, postirakendus, mail töötab ja ei tööta, igasuguseid suuremaid ja väiksemaid erroreid on veel. 13.0 tuli ju uute telefonidega, siis kohe tuli 13.1, nüüd tuli vist 13.1.2 ja nüüd on kohe ikkagi oodatakse ka 13.2, mis vist on siis esimene selline iOS 13 versioon, mida üldse võib-olla võiks kasutama hakata. Markantne näide iOS-i bugidest, ma just kuulasin nädalavahetusel Twitti ja seal oli stuudios külas Brianna Wu, kes on mänguarendaja ja ka praegu selline poliitik Ameerikas. Ja temal CarPlay külge ühendatud iPhone crashis niimoodi, et ta pidi oma Porsche tee äärde ja aku tagant ära võtma, et muidu on lihtsalt nagu... Kuidas iPhone'ilt auto niimoodi, tähendab ühesõnaga iPhone'i külge ühendatud... See tundus, räägi nüüd sellest natuke pikemalt, see tundus huvitav juba. Et iPhone oli ühendatud CarPlay külge ja iPhone'i crashis nii korralikult kogu süsteemi, et ta ei saanud muidu nagu oma põhimõtteliselt display'd tööle, kui ta pidi nüüd aku tagant ära võtma. See ei ole nagu väike ettevõtmine selle auto puhul ju. Just nimelt. Ja naiste rahvas. Üksi. Ma ei tea, kas mina ei ole nii suur Porsche spetsialist kui siin teie, mulle tundub, aga et see, mulle tundub, et äkki see on ka natukene võib-olla Porsche probleem. Kuidas saab telefon selle... Ilmselgelt on seal kuskil nagu kala, aga näitab seda, et ikkagi nagu tarkvara on keeruline, eks. Jah, aga pidi olema ikka suur valu, et sa ei saa edasi sõita, kui sul nagu autoraadio ei mängi. Mitte raadio, vaid võib-olla sul kadus ka näiteks navi ära. Ta navi kasutaski, eks ole, aga põhimõtteliselt oligi see, et ma saan aru, et kogu display muutus, kogu ekraan muutus kasutuskõlbmatuks. Aga ühesõnaga see selleks, aga põhimõtteliselt on ikkagi probleem selles, et tarkvara on ilmselgelt keeruliseks läinud, on kogu aeg keeruline olnud. Ja Apple'i puhul on nagu naljakas see, et kui nad siiamaani on olnud väga ettevaatlikud tegema muudatusi, siis mulle tundub, et nüüd on hakanud tegema nagu natukene julgemalt muudatusi ja see maksabki neile kohe kätte. Ja mis on kindlasti on ka veel probleem, ma arvan, nii macOS-iga kui iOS-iga on see, et need uued nii-öelda keerulisemad tarkvarad, nagu sa ütlesid, kogu aeg lähevad asjad keerulisemaks, siis nad on ammusest ajast nagu nabanööri pidi seotud selle nagu lubaduse või ootusega, et uus tarkvara versioon peab välja tulema just sel ajal praegu, eks ole, uute telefonidega eelkõige ja nad ei saa öelda, et toome siis uued iPhone'id, aga vana iOS-iga. Et iOS tuleb välja anda siis, kui telefon tuleb, mitte siis, kui ta on kõlblik. Ja tundub, et see planeerimisprotsessis on ikkagi midagi väga mööda pandud. Just sel aastal minu arust oli esimene kord ajaloos, kus tuli välja uus iOS, aga päris mitu väljakuulutatud funktsiooni tulid hiljem. Ei, seda on ikka varem ka olnud. Seda juba hakkas aasta 2 tagasi pihta. Näitab seda, et ikka nad ei saa valmis. Aga see on tarkvara, mis iganes tarkvarast me räägime nagu väga tihti, täpselt samamoodi. Aga selliseid bugisid, ikkagi nii tõsiseid bugid, et sul mail äpp ei tööta telefonis korralikult. See ei ole normaalne. Ei, seda ma Androidi puhul ei mäleta. Aga väga tavaline on see, et sa võtad uue Androidi karbist välja, mis on näiteks 2-3 kuud tagasi välja tulnud ja siis ta kõigepealt teeb sulle 4 nagu tarkvara uuendust järjest. Kui ta üldse, aga vaata Apple'is ei ole neid uuendusi veel, mis selle üldse tööle paneksid, nad kogu aeg järjest lapivad. No ei tasugi kohe esimesel päeval osta ühtegi uut telefoni ega tahvlit ju. Ja panna uut tarkvara peale. Inimestele, kes järjekorras seisavad ukse taga. Aga no ühesõnaga, et tarbijale siis mingit nõu anda, et siis kui sa oled juba selle iOS 13 paigaldanud, siis peaks käima suht hullumeelselt käima vaatamas seal, et kas on siis 13.1.2 juba tulnud sulle ja kohe kui 13.2 tuleb siis ka peale panema. Kui sa oled veel 12 peal, siis ära näpi. Ma arvan, et seda tasub kuskil, ma ei tea, jõulude ajal või paari kuu pärast hakata vaatama, et kas uuendada. Kiituseks tuleb muidugi öelda seda, et nad niipea kui patch on väljas, nad selle ikkagi suruvad kõigil telefonidel kohe peale, et neid ei pea, seda ei pea ootama ega otsima kuskilt, vaid see on kohe näha, kui see tuleb. Aga teine asi on siis selle macOS-iga, et Catalina tuli välja ja üldse ma nüüd ei ole vist, ma ei tea, pool aastat või niimoodi ei ole regulaarne Maci kasutaja enam ise olnud, aga ma mäletan juba viimastest aastatest, et ega seal ausalt öeldes mingit erilist vahet ei ole, mis macOS-i versioonil sa kasutad või kas sa paned selle uuema peale, et midagi nagu, see tundus nii valmis kõik, et midagi otseselt paremaks ei läinud, pigem nad lõhkusid mingeid asju ära seal oma uuendustega. Aga nüüd siis kadus ära vanade 32-bitiste rakenduste tugi
mis küllaltki ootamatult on tekitanud probleeme väga paljudesse rakendustesse, muuhulgas mingitesse vanematesse Adobe tarkvara versioonidesse ja teatud siin FTP tarkvarad olid, profimuusikud ja DJ-d olid hädas, sellepärast et iTunes kadus ära koos mingisuguse tausttugisüsteemiga, mida paljud profirakendused kasutasid. Nii et seal on ka ikkagi asjad suhteliselt laiali. Pole läbi mõeldud, jah. Ja huvitav on just see Adobe case, kuna eelmine nädal oli Microsofti üritus, kus tuli ARM protsessoriga tahvelarvuti välja ja seal Adobe käis lava peal rääkimas, kuidas nad üritavad sellele tuge teha. Ja siis pärast olid kommentaarid, et probleem ongi selles, et kuna ARMi peal olev Windows oskab emuleerida 32-bitised Windowsi äppe, aga mitte 64-sed ja Adobel on kõik 64 peale, see on nagu suureks probleemiks, siis Macil on nagu vastupidi, et probleem on 32-bitist asjadega, eks tegelikult Adobel on ka mõlemat asja korraga kasutuses, eks nad ei ole läinud täielikult ühe või teise peale üle. Jah, mis tähendab, et isegi uued, ma saan aru, Photoshopi versioonid on seal mingisugused probleemid, on seal ikkagi endiselt sees, sest osad komponendid on 32-bitised või mingid pluginid või asjad. Ja siis ühesõnaga, mitte uuendada. Jah, tarkvara on keeruline. Lähme Keilasse. Keila tarbijate ühistu kaupluses on nüüd kasutusel iseteeninduskassa, mis kontrollib kliendi vanust spetsiaalse vanusetuvastustehnoloogiaga. Ja sealt saab siis põhimõtteliselt suitsu osta, kui sa oled vähemalt 29. Roboti arvates. Ja, Mailis, sulle ka see uudis meeldis? Ja, mulle meeldis see uudis. Tähendab, me ei propageeri suitsu ostmist, eks seda alustame sellest, me räägime ainult puhtalt tarkvarast. Ei, mind kõnetas see uudis sellepärast, et 3 aastat tagasi, natuke isegi rohkem kui 3 aastat tagasi, ikka 3 aastat, 2016 aasta Ajujahis oli minul võimalus koostööd teha sellise tollaegse tiimiga nagu Markus, tänasel päeval juba ettevõtte nimega MindTitan, kes täpselt analoogse tehnoloogiaga käis läbi kõik Eesti suured kaubandusketid. Ja seal ei ole küll see kasutusel muide. Ei olegi loomulikult sellepärast, et nendel see tookord 2017. aastal täpselt sinna paika jäigi, kuna kaubandusketid ei olnud valmis täpselt selle sama lahendusega edasi minema. Mul on hea meel, et nüüd 3 aastat hiljem sinnamaani ikkagi on jõutud. Sellepärast, et oli ka aeg, oleme ausalt, et iseteeninduskassad on olnud juba üsna pikka aega ja ma arvan, et päris eeskujulikult nagu kasutusele võetud selle koha pealt, et see on selline viimane samm, mida sinna juurde on vaja. Ja igatahes sa pead olema siis 29 või vanem. 29 on selline sweet spot lihtsalt, et kui muidu üldiselt tubakas, alkohol, vanusepiirang on 18 või 21, siis see on selline vanus, kus ka tehisintellektil on lihtne vigu teha, aga see 30 üles alla, see on juba, ütleme siis, tempel on näos, et siis on aru saada. Et isegi masin saab aru, et sa oled vananenud või? Isegi masin saab sellest juba aru, jah. Et see 30 on jah selline nagu väga hea koht lihtsalt, kuhu see joon tõmmata. Ja kui oled noorem, siis näitad dokumenti lihtsalt. Ega siis ostmata ei jää, aga see on täitsa huvitav, et nad sellise asja kasutusele võtsid, et ma ei kujuta ette, mis selle nagu edu protsent on või kui palju ta vigu teeb näiteks? Ma arvan, et ta teeb vigu oluliselt vähem, kui inimesed teevad. Et ma arvan, et selles mõttes, et nagu pea kõik sellised pildituvastus või siis mustrituvastuse algoritmid, nad on igal juhul paremad kui inimesed, siin pole nagu küsimustki. Aga minu jaoks palju põnevam on lihtsalt uue tehnoloogia kasutusele võtmise selline ideoloogia, et mulle tundub, et kõik ettevõtted jõuavad tehisintellektini sellel hetkel, kui neil on selg vastu seina. Ehk siis sul lihtsalt ei ole muud varianti. Ehk siis ei ole nagu valmisolekut võtta kasutusele midagi, et teeme klientidele paremaks või teeme midagi nagu, ägedamaks ei peagi nagu tegema, aga teeme klientide elu kuidagi lihtsamaks, vaid siis, kui sul tõesti mitte ühtegi muud varianti enam ei ole, et sul ei ole lihtsalt inimesi kassasse panna nii palju. Aga vaata minule väga kõik need iseteeninduskassad meeldivad, et alati ma poodides kasutan neid suurima hea meelega, aga ma näen ka, kuivõrd lihtne sul on panna selle tehnoloogiaga mööda. Ma toon siin näiteks Circle K, kus on ka teatud jaamades need iseteeninduskassad olemas ja ma peaaegu mitte kunagi ei näe, et inimesed neid kasutaks. Ja ma ise ka peaaegu mitte kunagi ei kasuta neid ja põhjus on selles, et see on lihtsalt väga kehv süsteem. Ja, sest et sa tegelikult ei taha nagu kassapidajat mängida, on ju? Ja ta on kohutavalt aeglane ja ta ei registreeri neid piikse ära ja ma olen mitu korda mingisuguse errori saanud ja pean ikka umbes kassasse minema. Ja, sest sa tegelikult ei taha kassapidajat mängida. Minu jaoks kõige rohkem häirib pisiasi esimese maailma probleem, aga nii Circle K iseteeninduskassas kui ka näiteks Coopi Maximarketi kassas on
inimesega kassas ma saan kasutada VPN-makset, iseenesest kassas ma ei saa, ma kaardi panen füüsiliselt sisse ja kui ma tahan maksta telefoni või kellaga, siis on korras, eks. Ehk siis nagu kuidagi on see arendus või see 21. sajand ei ole neile päris kohale jõudnud, et tegelikult peaks vastupidi, iseenesest kassa peaks olema just nagu selline edumeelne. Prismas ja Selveris saad, eks ju, et see on juba sellised nagu Rimil on ka muideks kliendikaart telefonis, nii et see on nagu päris mugav. Aga ei, mina küll ootaks, et ülejäänud iseteeninduskassad ka samamoodi nüüd nagu järgmiste sammudega edasi liiguks. Jaa, mul tuli meelde enne saadet, et näiteks Nestel on ju olemas äpp, et sa põhimõtteliselt ei pea oma kaarti sinna tankimisautomaati panema, et äpp saab aru, mis jaamas sa oled ja kütus hakkab tulema. Ainuke probleem minul väikeettevõttel on see, et ma tahaks pärast arvet saada, mida raamatupidamisse esitada ja sealt, ma nüüd ei ole päris viimaseid versioone vaadanud sellest äpist, aga kui ta tuli, siis ma küll ei saanud sealt näiteks PDF-i või mingit arvet kätte. Tervitame ikkagi tarkvara. Et võib-olla meili peale pärast saata see arve, eks, isegi võib-olla mingi korra kuus. Või näiteks ma võiks seal äpist lihtsalt öelda, et genereeri PDF ja saada mulle või. Aga tervitame ikkagi tarkvaraarendust, mis läheb väikeste sammudega ja nagu mööda kliendigruppe, et ei proovita kohe teha kõik ei. Kui see on erakliendile tehtud, mul elu sees selle peale tulnud, ma tahaks PDF-arvet pärast saada. Võib-olla võib öelda ka seda, et tegelikult me võime siin nagu pisiasjade üle vinguda palju tahame, aga käime korra Euroopas alles, vaatame, hästi tegelikult kõik on võrreldus. Jaa, ma nõus, aga ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kuhu see näotuvastus siis nagu järgmisena võiks tulla, et põhimõtteliselt teil on ka esindustes suured järjekorrad tihtipeale, et kui sul oleks nägude andmebaas kõigist oma klientidest, siis ma võiks suhteliselt ise toimetada. Ei, no, nüüd sa tekitasid mingisuguse ilmaasjata paanika Koobil või Keilal ei ole olemas kõigist nägude andmebaasi. Ma tean, ja nemad lihtsalt vaatavad vanust, aga et teie poodi tulles mul oleks ka abi, kui ta lihtsalt tuvastaks mind ära, et tere, sina oled sina, vaatan kaamerasse korra. Kus see piir on ja keda me kui palju usaldame? Ei, no ma olen sinuga nõus, aga see kahjuks ei võtaks meil seda järjekorda ära, et need järjekorrad tekivad mingitel teatud hetkedel ja hoopis teistel põhjustel, eks ju. Ja, ega ma ei tahtnudki otsest teie järjekordadest rääkida, ma pigem üritasin mõelda, et kus, et me tõenäoliselt hakkame nägema selliseid asju lähema, ma ei tea, 2-3 aasta jooksul Eestis päris palju. Kui me juba, ID-kaardi puhul me juba kasutame seda, või mobiil-ID puhul tähendab, me juba seda kasutame, eks ju, et ma arvan, neid tuleb kindlasti aga mulle lihtsalt tõestas see sama Keila poe näide, et sinna jõuab ettevõtte mitte siis, kui tehnoloogia on olemas ja valmis, nagu ta oli 3 aastat tagasi, eks, vaid siis, kui sul on tõesti selg vastu seine väga suur häda, sest sa lihtsalt ei ole võimeline inimestega enam seda sama probleemi lahendada. Aga see on ka tegelikult normaalne, sellepärast, et sa võtad ikkagi uue asja kasutusele siis, kui see on sulle äriliselt mõistlik, mitte siis, kui see vilkuvõtte tuledega kast on valmis ja IT-juht ütleb, et paneme. Täitsa nõus, lihtsalt küsimus on selles, et nagu tark on see, kes paneb selle natuke varem. Ehk siis tark on see, kes ei jõua sinna nagu kõige valusamasse kohta kohale, vaid oskab seda nagu ette näha. Keila tüübid praegu piloodivad ja beta testivad seda, saavad kõik oma probleemid kätte ja sellega ma olen nõus, muidugi. Siis millalgi võib-olla 3 aasta pärast me näeme neid umbes igas poes. Ja, sellega ma olen täiesti nõus. Hüva, aga meil on aeg teha väike paus ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub ja enne kui me saadet alustasime, arutasime, millest me räägime, siis Meelis ütles, et me peame kindlasti rääkima Hiinast. Ja me võime rääkida, me läheme Keilast Hiinasse. No. Tegelikult me rääkisime enne Ameerikast ja Huawei'st ja sellest, kuidas USA poliitika mõjutab globaalset majandust, eks ole. Kui lihtsalt minnakse tülli mingisuguse teise riigiga, siis lõpetatakse selle riigi firmadel põhimõtteliselt tõmmatakse hing kinni. Ja praegu on tegelikult, kui me räägime sellisest globaalsest mõjuvõimust ja siis meie eurooplastena peaksime nagu eriti tundma ennast puudutatuna nii sellest USA-Hiina kaubandussõjast, Huawei ja muude firmade Hikvision, kes seal veel kannatavad selle all mõistes, kui ka nüüd Hiina järjest kasvavast mõjust siis majandusele ja võimest majandust mõjutada, et Hiinas on teatavasti väga suur hunnik suuri meedia- ja mängufirmasid, Tencent ja Supercell ja veel mõned. Ja Tencendi osalusega on hästi palju viimasel ajal tuntud mängustuudioid, Blizzardis on osalus, Epicus on osalus ja viimasel ajal on olnud nagu hästi palju seoses just Hongkongi protestidega on hästi palju olnud probleeme sellest, et üritatakse käia mööda nööri ja vaadata, mis hiinlastele meeldib. Tegelikult ka Apple on ju viimasel on süüdistatud selles, et nad võtsid ühe Hongkongi protestijate poolt kasutatud äpi maha, eks panid algust tagasi ja pärast võtsid ikka maha ja nüüd väidetakse, et see jutt, mida Tim Cook räägib, kuidas ei ole oli nagu halb ja kuidas sellega rünnati politseinikke ja tehti muid asju, et see tegelikult ei ole tõsi. Me ei tea, kumb variant tegelikult tõsi on,
aga fakt on see, et väga palju ütleme nii, et Hiina turg on suur ja see on väga palju raha ja mulle tundub, et päris palju eriti nagu sellised suuremad firmad müüvad oma põhimõtted maha raha eest, eks ole, et eks siis nad liiga palju lasevad ennast mõjutada suurriikide poliitikast. Ja teine asi on see, et kui siin võrreldi seda sellega, et kui meie siin olime tugevad raudse eesriide taga ja vaatasime Soome televisioonist USA filme ja sarju, mis põhimõtteliselt tõid nagu lääne kultuuri Euroopasse, siis tegelikult see oli nagu meil vabatahtlikult tarbitud kultuur, aga praegu, kui tehakse USA filmid, siis nad põhimõtteliselt kõik tehakse niimoodi, et seal oleks vähemalt üks hiinlane ja oleks Hiinat positiivselt kujutatud, kui see on suur turg ja seda on vaja nagu, see on vaja hästi hakkama saada. Aga vaata, ma saan aru sellest, aga see on nagu huvitav küsimus, et kas ja kui palju peab üks Ameerika erafirma poliitikat ellu viima või ma ei tea, ise sanktsioone kehtestama näiteks. Nende siis loomulikult huvi või kohustus aktsionäride ees on teenida võimalikult palju raha, see on selge. Ja kui Hiina saab väga palju raha, siis tuleb see ära võtta, eks. Aga kus on see piir, et moraalne piir, kuhu kui kaugele saab minna? See on selline huvitav arutelu küsimus, aga seda piiri kehtestavad, mulle tundub seal USA suurfirmades töötajad, kes ju lihtsalt, meil on ridamisi näiteid, kus enam-vähem marsitakse välja, öeldakse, et me ei tee seda, me ei ole nõus töötama sellises ettevõttes. Oligi Epic, eks Tim Sweeney, kes ütles, et nemad küll ei hakka nagu hinnastes kummardama, kuigi Tencendi käes on 40% Epicu aktsiatest, eks, aga ja Blizzard vastupidi palju väiksema osalusega tõmbas kohe piiri peale, eks, nii et kuna Blizzardi mängud on Hiinas väga populaarsed. Ehk siis selline, ma ütlen, et see ei ole, ma ei räägi ainult Hiinast või Ameerikast, aga selline tendents, kus suured riigid suudavad mõjutada meedialt kultuuri ja globaalset majandust on nagu üsna hirmutav tegelikult. Ja meie Euroopa väikeste riikidena oleme seda haavatavamad tegelikult. Ma just mõtlesin, et kas see Hiina, kuidas see nagu Eestisse peaks jõudma, see Hiina asi või see otsus, et kas ameeriklased teevad nendega midagi koos või kas ameeriklased tahavad neile meeldida? Käib praegugi siin külas järjest rohkem Hiina firmasid, kes tahab Soome tunnelit ehitada, kes tahab Rail Balticut ehitada ja ühel hetkel tuleb see võlg kuidagi kinni maksta. Ja seda küll, jah. Poliitikud vaatab, et mida öelda võivad. Ma arvan, et need Apple'id ja muud firmad kõnnivadki tegelikult sellist nööri mööda, et ühest küljest nad kahtlemata tahaksid Hiinasse müüa. Ja ma ei taha teada, mida Wall Street sellest arvab, kui Apple'il kogu Hiina näiteks ära peaks kukkuma tagant. Apple'iga on ühe plagaas kohe. Aga teiselt poolt nad võivad, esiteks nende enda töötajad võivad sealt lihtsalt ühel hetkel minema jalutada. Teine asi on see, et nad võivad ikkagi sellise meedia surve ja võib-olla kohati ka meediapaanika oludes sattuda enda kodutarbijate mingi boikoti ohvriks. Inimesed ütlevad, et me ei osta enam teie kraami. Huvitav näha, mis saab. No vaata, kui sa oled töötaja, siis ära saad sa jalutada siis, kui sa oled sellise taseme töötaja, et sul on mingisugune kindlus. Kui sa oled põhimõtteliselt terve su perekonna sissetulek ja leib laual sõltub sellest, siis sa võib-olla väga palju ei karju. Et see on nagu selline kahe otsa kasi. Mulle tundub, et eestlased väga talupoja mõistusega võtavad seda asja suhteliselt rahulikult. See sama Huawei asi, sa Mailis ütlesid, et midagi ei ole juhtunud, inimesed ostavad edasi ja ma arvan, et me ei karda mingisuguseid auke seal eriti. No ühtepidi ma arvan, eestlased ei karda neid auke, teistpidi väga raske on midagi mõjutada. Ma lihtsalt teie arutelu taustal menutasin, see viimane Harvard Business Review üks artikkel räägib väga huvitavalt täpselt sellest samast teemast. Nad lähenevad just nimelt selle nurga alt, see on pikk lugu, ma mõtlen, kuidas seda niimoodi 3 lausega kokku võtta. Nad lähenevad täpselt selle nurga alt, et kui vaadata Fortune 500 firmasid, siis veel mõni aeg tagasi olid USA ettevõtted need, kes seal vaieldavatult tipus oli, kellel oli siis kõige enam siis Fortune 500 global ettevõtteid, siis nüüd viimaste aastate jooksul on sinna väga kiiresti tulnud üsna palju Hiina ettevõtteid ja nad on peaaegu nekk, ehk siis peaaegu sama palju Hiina firmasid. Nüüd, aga selle asja juures on see, et väga vähesed Hiina ettevõtted on sellised, kes kasvavad tänu rahvusvahelisele turule. Nii Tencent kui näiteks Alibaba, enamus nende turust on koduturg. Ja koduturg, see on otsus mõttes 50-80% seda küll, aga see koduturg on nüüd juba oma lae kätte saanud. Ehk siis rahvastik nüüd Hiinas hakkab vähenema, tööealine elanikkond hakkab vähenema, mis omakorda tähendab seda, et USAl on meeletult hea võimalus nüüd just rünnata neid ettevõtteid, kes tegelikult on rahvusvahelisel turul, näiteks nagu Huawei. Ja välistada kasvu, eks? Välistada kasvu just nimelt, sellepärast, et see on nagu selline, miks just praegu väga palju Huaweist räägitakse ja väga palju räägitakse teistest suurtest võimsatest on see, et nüüd on see hetk
hetk, kus siseturuga enam Hiina ei kasva ja teada on, et need Hiina ettevõtted lihtsalt niisama mitte midagi ümber tegemata, oma juhtimismudelit ümber mängimata ei ole edukad rahvusvahelisel turul, eks. Ja sellepärast ma arvan, see maailmas nagu globaalsete muutuste koha pealt on hästi märgiline hetk. No Eestil on siit nii võita kui kaotada, eks. Et võita just selle mõttega, et on väga palju suuri Hiina ettevõtteid, kes peavad printsipiaalselt midagi tegema teistmoodi, et Euroopa ja võib-olla ka USA, aga ka tõusvate turgudele pääseda ja see on puhas nagu võidulaine, mida on võimalik ära kasutada, sellepärast me oskame nendel turgudel tööd teha ja me oskame nagu teistmoodi majanduses hakkama saada. Ja kui meie tarbijate jaoks tulemus on näiteks see, et me saame väga hea Hiina ettevõtte väga heade toodetega, kus ka protsessid ja juhtimine ja kogu reeglistik on läbipaistvam, kui ta täna on olnud, siis see tulemus on kahtlemata hea, on ju. Just. Aga meie saateaeg muide on sellega läbi. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.